sai ja päevadel polnudki lõppu. Suvi veel ees, just möödunud mai, meid juhatas rõõmude tippu. Jalge all uuesti sündinud maa, taevas kui ammune sõber. Sinule julgesin ütelda ja tule ja kanna mind ühes. Kanna mind ühes. Tule ja kanna mind ühes. Päiksetõus sai ja valgusel polnudki lõppu. Käed sirgu pilvedel tegemas vaid, jalad vee kohal rippu. Hing nagu uuesti sündinud maa, rõõm meie kohal ja süles. Sinule julgesin ütelda ja tule ja kanna mind ühes. Kanna mind ühes. Tule ja kanna mind ühes. Tule ja kanna mind. Lenda mu aeg, kui tuleta meelde öid nii eredaid, et siis, kui sügis kord kirmendab veel, naer jääks ehedaim. Salaja pidada armsamad silmas, lauldes või vaikides. Pole elu teist kallimat ilmas ja tuksub meid, ja tuksub meid, ja tuksub meid, tuksub meid kõikides. Tule ja kanna mind ühes. Tule ja kanna mind ühes. Tule ja kanna mind. Ja kanna mind. Täna on 5. juuni, sõidan hetkel Võrru, Hella viisin hoidu, Raigo teeb kodus tööd. Täna tuuakse meile kopp, homme hakkab kopp kaevama. Just nimelt, nagu ma enne mainisin, tuleb meil loomadele laut, küll laut, siuke PVC hall, tenthall. Ja sellel on siis vaja teha põhi ja siis kopp tuleb seda kaevama. Ja mina siis sõidangi Võrru mahedate ja lambakitsekasvatajate liidu koostöös toimub seal täna selline õppepäev, et kui sa oled mahetootja, siis sa pead aastas käima vähemalt 2 põllupäeval või õppepäeval ja see on siis minu üks neist. Põnev teema, karjaaiad ja karjavalvekoerad lambakasvatuses. Ja nüüd näete, kuidas Ranger nuusib siin kevadel maha võetud puid
Kopp hakkas siin kaevama teed meie aia tagant laudani, sealt, kus me kevadel siis need puud maha võtsime. Raiko ja Ella käisid vaatamas seda põnevat koppa või on see ekskavaator, ma ei tea, lindkopp, whatever. Selle koha peal, kus ta praegu kaevab, tuli välja mingi prügihunnik, et meil kunagi on siin hoovis olnud palju rohkem hooneid ja erinevate kohtade peale on neid maha maetud. Üks oli siis seal aia taga ja teine hunnik tuli välja hoovist, nii et saime rohkelt prügi koristada. Ja siin on näha siis kraavid, mille me pidime kaevama torude jaoks, et vesi ja elekter saaks laudani. Siin on siis see laudaplats. Kaevasime meetri sügavuse augu. Sinna siis pandi selline savikangas või geotekstiil, mis iganes see on, mis vastab Keskkonnaameti nõuetele, ehk siis ei lase seda allapanus seda uriini läbi ja siis selle nõue oli, et sinna peale peab panema vähemalt 70 senti pinnast. Meie panime meetri kruusa ja siis peale läks paekivi-tuhk ja sai selline tugev. Ja see, kes meile neid tööd tegi, oli Abimehe OÜ, hästi toredad isa ja poeg. Nad jätsid selle koppa mõneks päevaks meile hoovi ja siis Rangeril oli hästi toredad, alati tulevad õues suumid ja siis eriti talle meeldib mingite masinate all joosta, Raiko traktorid ja see kopp oli ka hästi põnev. Saime seal mängida. Igal juhul see ettevõte, kes neid tööd tegi, nad olid mega toredad. See isa siis möllas selle kopaga ja poeg siis käis veoautoga, tõi siis seda materjali sinna alla ja hiljem ka siis ise kaevas. Igal juhul üli toredad olid ja igal juhul siis nad laenasid veel meile või mitte laenasid, aga me rentisime nende käest siis seda pinnuse tihendajat, nad ise pakkusid selle välja ja siis näiteks selle ühe koha peale, kus sealt tee alt see prügihunnik tuli välja, sinna oli siis vaja panna väike jupp kangast, neil oli see endal olemas, müüsid selle siis meile, paigaldasid selle sinna ja selle koha peale panime materjali juurde ka, et oleks kindlasti selline tugev see koht. Ülejäänud osale ei pannud, võtsime lihtsalt pealmise kihi maha, et oleks tugev, saaks sealt suurte masinatega sõita ja siis selle alguskoha tegime pisut laiema, et mahukski sealt mis iganes veoautodega või reeniautoga manööverdama. Tere! Ütled tere! On pühapäeva õhtu, kell on 8. Meil tuli just kopamees, kes hakkab meil torude kraavi kinni ajama, selleks, et papa ka ja et saada lauta vesi ja elekter. Meil on siin pütsik kaera ja üks süstal. Me lähme katsume ühe lamba, kellel on parasjagu antibiootikumi kuur pooleli, kinni püüda ja teha talle ära ta viimane süst. Ja siis vaatame, kas ta saab asja. Jõudsime aiani 5 traadiga, kiskekindel aed. Ma küsin, kas sa kohe ei saa. Tead, oleks vaja alustada. Palun hakka tulema, see on sind kokku iseendaga. Sa oled oma pilguga maas, nägu ise murenemas. Küsid, kas sa kedagi teist ei tea, et sind asendada. No ma ei tea, tõesti ei tea. Ma ei tea, mina tahan elada sinuga ühe päeva korraga. Aga sa tahad väga küsida, et kas ma saaks põhjendada ka. Tead alati, kui otsin pole vähe neid sädemeid, mille pärast kaheseid asemeid luuakse ja minuga oleks seal sinul väga hea.
meelest läks mul küsida ka, et kas sul meeldiks selline plaan, et mina hoian kõvasti sind ja sina lased hoida end. Tead, oleks vaja asendada sinu aju südamega, et sa saaksid vaadata mind just nii, kuis mina vaatan sind. Vaatan sind ja mind. Mina tahan elada sinuga ühe päeva korraga, aga sa tahad väga küsida, et kas ma saaks põhjendada ka. Tead, alati kui otsin pole vähe neid sädemeid, mille pärast kaeseid asemeid luuakse ja minuga oleks seal sinul väga hea. Palun hakka tulema ma, tahan ära põgeneda, kas sinuga või minuta ma kedagi pean hellitama ja ma ei tulnud hädaldama. Ja eks ma lepin nädalaga, et kui kedagi teist sa ei saa, no küllap lepin minuga ka. Ja kui teil pole olnud kedagi teist, ei ma jäta me teist, siis üha aina paremaks lood. Meil mõlemad on nõrgemast soost, sa otsid oma paremat poolt, aga mina olen vasakul pool. Nii püsimegi alati koos ja sina nõuad minu käest hoog. Mina tahan elada sinuga ühe päeva korraga, aga sa tahad väga küsida, et kas ma saaks põhjendada ka. Tead, alati kui otsin pole vähe neid sädemeid, mille pärast kaeseid asemeid luuakse ja minuga oleks seal sinul väga hea.